tea, kuidas nüüd praegu jälle valgus on. Et natukene pöörata või ei, vist ei ole hea. Nii, aga tere, kes siin on praegu. Momendil ei saa aru, kas on kedagi. Et olen otsustanud laivi teha juba päris tükk aega tagasi. Ja kogu aeg on ikka kiire. Ehk siis tegelikult baseerub kõik selle taga, et tuleb enda lihtsalt aeg võtta. Ja eile ma olin pikalt kursusel, ehk siis ma ise viisin läbi kursust, Reiki 2. astme kursust. Ja see läks pikemalt, kuigi oli üks inimene. Ja koju tulles mõtlesin, et ma ikkagi ei hakka seda laivi tegema et võib-olla on pigem puhata vaja või midagi sellist. Aga siis ma mõtlesin, ei Marget, nii ei saa. Et niimoodi see lükkub kogu aeg edasi. Ja otsustasin, ma ikkagi teen laivi. Et on erinevaid teemasid, kuigi ma kirjutasin ka, et võib-olla saate mulle märku anda, et kellel mingisugune teema on nagu oluline, aga siin paar teemat tuli üles ja mõned asjad on veel. Kas või see, et ma viin läbi kursuseid ja need on suhteliselt individuaalsed ja privaatsed, ehk siis maksimum 4 inimesele. Ja kui tuleb üks inimene, siis täpselt niimoodi ongi õige. Nagu ma ütlesin, et teile läks pikemalt, see tähendab seda, et see inimene vajas lisaenergiat selleks, et need kursusel saadud häälestuse energiat ja informatsiooni energiat hakkaksid temaga just niimoodi tööle. Ja puhastaksid teda, sest iga kursus on ka puhastus. Isegi kui me räägime lihtsalt mingitel sellistel tavalistel teemadel, igapäevastel teemadel, isegi mitte kursuste teemad, siis tegelikult energiat kogu aeg toimivad. Ja selleks, et oleks tulemust kursusel, kogu aeg pead hoida viltu teisele poole, valele poole. Selle jaoks ongi siis just põhjusega selline pikem aeg, et inimese energiat saaksid puhastuda ja temasse saaksid nagu sisestuda just sellised uued energiat, mis hakkaksid siis tema nagu energeetikat viima siis sellisele sageduse tasandile, mis aitab tal neid teadmisi, mida ta ja seda häälestusega saadud nagu sageduse tasandit hakata enda töös ja igapäevaelus siis kasutama. Kas ma saan aru, et siin keegi vist kirjutab? Ei. Et ei saanud aru. Ja põhjuseta asju ei ole ja lahenduseta asju pole, et samamoodi on mul seanssidel, et kui inimene tuleb, siis tegelikult see jututeema, kõik need vestluse sisu seansi ajal käigus ja peale seanssi ja ka kaarte valides tuleb välja, et need on just täpselt sellised teemad, mida inimesel on vaja kuulata ja kuulda ja millistes asjades on talle nagu lahendust vaja. Ehk siis tegelikult muutuma nagu selliseks kanaliks, mis siis annab siis informatsiooni, et millistes asjades on vaja siis puhastusi, korrastusi või mingid muid, ütleme, informatsioone, et inimene saaks ise tegelikult edasi liikuda enda asjaoludega. Ja eelkõige ongi seansid just selle jaoks, et inimese teadlikkus tõsta kõrgematesse energiavibratsioonidesse, et ta hakkaks ise mõistma
kuidas moodi edasi liikuda, millistes asjades lahendusi teha, milliseid asju endast vabastada ja nii edasi. Nii, praegusel ajal siis kõige tähtsam ongi leida iseennast üles ja iseenda ülesleidmise juurde kuuluvad siis eelkõige siis südame avamine. Et mul on tehtud päris mitmel tasandil meditatsioone harjutustena, lühimeditatsioonidena, pikemate meditatsioonidena, mis osaliselt on tegelikult ajaliselt nagu natuke ees, aga tasapisi inimesed jõuavad selliste lahenduste ja informatsioonideni ja energiateni ja need lühemad harjutused on lihtsamad, aga nad annavad sulle just mõista seda, kes sa oled, mis sa oled, kuidas toimida, kuidas enda energiat tõsta, kuidas puhastada ja kuidas reageerida mingitel asjaoludel või mingites olukordades, sest järgmine teave ja reegel on ikkagi see, et pole tähtis, mis sulle öeldakse või mida sa kuuled või kuidas käitutakse või mis olukord on, või tähtis on see, kuidas sa reageerid ja reageeringuga lood emotsiooni endasse, millega sul tuleb hakata siis jällegi tegelema ja samas, kui me ei suuda mitte reageerida, siis tulebki enda sisse vaadata seda, et milline emotsioon sinu sees on, sest kõik on nii-öelda nagu peegeldus. Ehk siis olukorrad, situatsioonid, inimesed, mis iganes tegevustega on meile nii-öelda nagu peegeldused, samas on manipulatsioonid. Ja nad kergitavad meist üles sellised emotsioonid, millega me pole suutnud veel tegeleda ja neist siis vabaneda. Et kui siin oli mingisugune ühel inimesel probleem, et oli mingi selline olukord, kus ta väga-väga võttis enda hinge siis seda, kuidas tema kolleeg käitus temaga, et kuidas moodi siis oleks pidanud käituma, kui sa oled nagu igapäevases teadlikkuses, jääma vaatlejaks, jääma neutraalseks, olema hetkes ja teadma, et tegelikult inimene käitub selliselt halvasti ja valab sinu peale oma nagu pahameele välja iseenda mittearmastamise pärast, iseenda piisavaks mittepidamise pärast. Nii, aga kui sinus on ka need emotsioonid siis, ja sa ei ole teadlikkuses, sa lähed sellega kaasa ja siis sa supledki selles mullis, milles ka tema on, see inimene. Ja see pole sugugi meeldiv, seda enam, et sinus võib-olla kerkivad üles veel sellised nagu süütunne või vihatunne või rahulolematus ja leppimatuse tunded ja siis hakkadki nende jälle emotsioonidega, esiteks sa supled nendes, sul hakkab vibreerima kehas, sa oled siis tasakaalust väljas ja järgmine ongi, et kas sa siis nagu suudad hakata ennast tasakaalu tooma ja mida sellisel juhul siis teha, kui sa tõesti reageerisid, läksid kaasa nende emotsioonidega või selle olukorraga, sellega, mis sulle öeldi. Kui sa ei lähe kaasa ja eemalt vaatlejaks, siis mida sa siis saad teha, vaatame selle kõigepealt ära. Sa saad saata sellele inimesele valgust armastust, kogu olukorrale valgust armastust, sest tänapäeval toimub tervendamine ja lahendamine sellise valgusmustriga, nagu on valgus ja armastus saatmisel. Sest vanade energiatasandites ja vanades energiates toimimised enam ei ole oma tulemusi, sest energiad omavahel enam ei ühti, vaid tervendamine toimub kõrgema sageduse energiamustritega, mis siis koosnevad siis kõrgema sageduse mõtte ja kõrgema sageduse valguse energia poolt, nende koostoimel. Ja sellepärast on valguse ja armastuse saatmine võimas ja tegus nii-öelda nagu energiamuster, mis siis kõrgema sageduse muster, mis siis lahendab asjaolusid ja olukordasid, isegi kui me seda momendil ei usu. Saad alati katsetada, proovida ja
kindlasti saad tulemusi. Ja kui sa juba oled korra tulemusi näinud, see annab sulle nagu kindlustunnet juurde ja teadlikkust juurde, et vau, et see tõesti toimis, eks ju, aga nagu sa ühined, nii sa kaotad sinna sellesse olukorda energiat. Ja mida sa siis saad teha, kui sa ühined sellega, sa saad oma energiat sellest olukorrast välja tõmmata. Sest sina oled looja olemus ja sina otsustad. Nii et kui praegu on väga tähtis hoida süda avatuna ja tegeleda selle nimel, et süda oleks avatud, sellest me räägime, siis järgmine asi ongi teadvustada ennast looja olevusena ja hakata läbi selle looma. Enda otsuste ja valikutega, sest sina, kui sa teadvustad, et sa oled looja olevus, et sa lood iga oma sõna, mõtte ja teoga, siis hakkab see niimoodi ka toimima. Kui sa seda ei teadvusta, siis sa võid taotleda, otsustada, valida, mida tahes, need lihtsalt ei täitu, sest see on sinu valik ja otsus. Sest sa ei tunnista seda, et sina lood läbi iseenda, vaid sa nii-öelda nagu toetud mingitele välise maailma, ütleme, egregoridele, nimetame neid egregorideks, need on siis mingisugused ühiskonna tõekspidamised, ühisvälja arvamused, eks ju, teiste inimeste arvamused ja tõekspidamised. Alates 2012 aastast tegelikult enam ei kehti sellised, ütleme, vanad tõekspidamised või ütlemised nagu, et et kui sa nüüd käega lauda pühid, et siis tuleb vaesus majja. Kehtivad, kui sa seda usud. Aga kui sina otsustad, et sina looja olevusena otsustad, et need reeglid või need tõekspidamised sinu elus enam ei kehti, see tähendab seda, et sa juba automaatselt tõstad ennast vertikaalelu ajajoonele ega ole horisontaalelu ajajoonel. Sa ei korda vanu asju, korda eelnimiste elude, selle elu elatud asjude, esivanemate asjaolusid, vaid sa juba kinnitad kõiksusele, et sina oled looja olevus ja lood oma sõnade, mõtete ja tegudega, sest alates 2012 ja 2002 avanesid ka valguse väravad, 2012 kaotas 3D maailm enda jõu ja mõju inimeste üle ja energiat hakkasid aina sagedusest tõusma ja muutuma hõredamaks ja inimeste loomis potentsiaal avanes iga aastaga, iga pööripäevaga, iga väiksemagi, ütleme sellise iseenda puhastamise ja korrastamise läbi. Ja jällegi, et me kõik otsustame. Kas sa otsustad, et raha voolab sinuni oodatud ootamatutest allikatest, et sul on kõike külluses, sa võid kõik endale lubada, või sa otsustad, et sa allud ühiskonna mustritele ja teiste inimeste arvamustele, et ei, mina ikka ei saa seda, eks ju. Mulle pole ette määratud või see pole minu jaoks või teie ei, jah, teised käivad reisil, aga ei, minule see ei ole ette nähtud, eks ju. Sina ei otsustad tegelikult. Need ongi sinu otsused. Aga kui sa otsustad teistmoodi, mida teha siis, et sa usuksid, et sa saad teistmoodi otsustada? Kõigepealt vaatame siis seda olukorda, mis oleks, et kui me reageerisime nüüd kaasa sellele, et keegi sulle pahasti ütles või sind alavääristas, siis tulebki vaadata, et kui sa reageerisid, siis vaadata kõigepealt, millised emotsioonid sellega kaasnesid sul. Viha, alaväärsus, mitte piisav olemise tunne, rahulolematus, mis veel võivad olla siis? Pettumus, et inimesed niimoodi käituvad, sest sa usud, et kõik on head. Inimesed ongi head. Keegi pole halb, lihtsalt nad käituvad selliselt, et nad näitavad oma head või halba välja. Mõnda inimest teame me väga-väga hea inimesena, eks ju. Aga siis me võib-olla
kuuleme või kusagil kogemata või näeme midagi, mis näitab meile hoopis vastupidist tegelikult. Siit tuleb, et tegelikult tuleb usaldada ainult iseennast, isegi kui sul on väga-väga hea kolleeg, väga-väga hea sõber või tuttav või sugulane, siis tuleb baseeruda iseenda sisetundel. Ja sisetunnet aitab jällegi meil arendada ja õppida iseenda kuulamine, oma südamega ühenduse saamine. Et jälle tuleb meil see südame ühenduse saamine ja südame korrastamise teema, aga räägime siis selle teise teema ära, siis me saame sinna minna. Et kui reageerisin, läksin kaasa mingi emotsiooniga, mida ma teen siis? Siis esmalt ma tõmban oma energiat sellest olukorrast välja. Kõik energiat tõmban ära. Nagu kartulikotist tõmban energiat ära. Ja kartulikott vajub kokku. Ja kui tahad, võid kujustada ette ka valguse toru, mis nagu tolmeme toruna vaakumina tõmbab kõik selle energia ära. Kõik selle tühjenenud kartulikoti sealt ära. Või kui tahad saada nagu hologramm minema ja kinnitad, et see ei ole sinu reaalsus. Ja tõstad ennast kõrgemale sellest olukorras energiast. Tõstad ennast rahu tasakaalu sageduse tasandile. Ja nüüd vaatad juba sellele olukorrale niimoodi, vaatad seda inimest, kes käitus ja siis sa näed teda arvatavasti juba hoopis teise pilguga ja vaatad, et tegelikult on tema üks õnnetukene. Sinu arvel tahtis ta endale edu saada, näidata, et tema on parem ja üle, aga see ongi iseenda mitte armastamine. Sest kui inimene iseennast armastab, ta ei tee kunagi teisel inimesele seda, isegi kui tal on õigus. Et jah, me ei pea elus elama selliselt, nagu piiblis kirjutab, et kui lüüaks ühe põse peale, pööra teine ette. Aga see osaliselt tähendab seda, et kui sa näed, et inimene on selline, siis ära reageeri kaasa, vaid saada talle valgust armastust ja ütled rahulikult, tasakaalukalt oma arvamuse välja, aga ei ühine nende energiatega ja eemaldud sellest inimesest. Sest kui inimene korrani käitub, siis ta käitub edasi ja tähendab seda, et igasugused olukorrad annavad sulle mõista ka sellise asja, et sul tuleb edasi liikuda mingitele uutesse suhetesse või teiste inimeste, ütleme, nagu seltskonda või üldse valida omale mingisugune teistsugune, ütleme, nagu teema, millega tegeleda. Et jällegi põhjuseta asju ei ole. Ja nüüd siis tõmbad enda energiat selle inimese energiate juurest ära, kuna sa reageerisid, tõmbad oma energiat selle inimese energiate juurest ära, lõikad enda ja tema vahel niidid läbi, kas või kujutad ette kääre või nuka või midagi. Saadad tema energiat enda juurest ära ja tõstad ennast jällegi rahu tasakaalu, õnne, rõõmu, teadlikkuse sageduse tasandile ja ütled, et ma olen seal püsivalt ja sinu energiat on puutumatud, suletud, nähtamatud, läbipaistvad kõigele võõrale. Ja niimoodi tasapsi toimetades ei hakka enam teised inimesed, kes on sellistes enda mittearmastamistes ja energiapuuduse seisundites sinuga enam selliselt käituma, sest sa ei ole neile enam nähtav. Sa ei oma neid emotsioone energiatena enda sees ja sa pole siis sel juhul ka ligitõmbav. Ehk siis tean enda elust ka, et kui minu sees oli mingil ajal väga palju selliseid rahulolematust ja leppimatuse energiaid, pettumuse energiaid, siis minu tuttavad lähedased käitusidki minuga selliselt, et ma aina rohkem ja rohkem sain kogeda selliseid olukordasid ja situatsioone, millised andsid mulle siis kogeda neid pettumust ja leppimatust ja rahulolematust. Ja kuni ma siis hakkasin mõistma seda, kuni ma hakkasin nägema, hakkasin suutma kõrvalt vaatajana aru saama, et mis tegelikult toimub,
et see maailm on üks suur illusoorne mäng. Ja kes seda mängu siis juhib? Sul on alati võimalik selle mängu juhtimine enda kätesse võtta ja otsustada igal hommikul ärgates, et sinu elus on kõik ainult hästi. Sul läheb hästi, su päev on edukas, rõõmus, õnnes, voolamises, kulgemises. Sul on alati küllust igal tasandil, olgu ta siis rahalist või siis armastuses või suhetes. Et millisel igal tasandil, sest me suhestume tegelikult kõigi ja kõigega. Rahadega, tööga, töökaaslastega, ühiskonnaga. Meie enda valida on ainult lihtsalt, et kas me ühineme nendega või jääme ainult vaatlejaks, ehk siis neutraalseks. Ja võtame, et asju on lihtsalt, et on nagu on. Tema vaesekene lihtsalt ei oska teistmoodi käituda, ta ei oska teistmoodi energiat koguda. Mõned inimesed käivad kaubanduskeskustes, käivad suurtes inimrühmades selleks, et energiat saada. Nad on sellest sõltuvad, nad vajavad seda. Teine inimene, et energiat saada, läheb loodusesse, jalutab metsas, pargis, veekogu ääres, mis on veel eriline, vesi on hästi puhastav. Minul on siin Tähtvere park, see on suured puud, vanad iidsed, aias on neid super koht. Ma alati tunnen, et kui ma käin jalutustiiru pargis ära, siis mul on hoopis teine hingus või hingamine, hoopis teine nagu elulisus on. Et metsas jalutamine ja muidugi meie energiaid ja et meie süda oleks avatud, on ka peale selle looduse toetusega meie enda suhestumine hingamise, toitumise, liikumise ja mõtetega. Kusjuures mõtted on kõige võimsamad loojad. Kui me hakkame sellest aru saama, siis hakkame mõistma, mida me loome. Et kui, mis selleks aitab see, et kui sa jälgid mingi aeg, ja see on juba suur samm, kui sa suudad jälgida, mingi aeg jälgid, mida sa mõtled, kuidas sa millelegi reageerid. Näiteks sõidad autoga linna mööda ja siis sa jälgid, kuidas sa reageerid. Keegi jääb oma autoga sul ette koperdama ja mis mõtted sul pähe tulevad, mida sa ütled siis või võib-olla hakkad vanduma või siunama või lihtsalt naerad välja, et aha, eks ju. Et on nagu on, eks ju. Lähed poodi ja kui järsku on seal mingisugused inimesed sellised haisvad ja koledad või on hoopis mingi muu asi, mis sulle ei meeldi, eks ju, kas sa üldse näed seda? Et mina käin viimase ajal poest niimoodi läbi nagu mingi valguse pilvekene ujud sealt läbi ja tuleb koju, mõtled, näed, käisin poes, ma enam ei mõtlegi tegelikult isegi. Varasematel aegadel mõtlesin, näed, et kas mingid energiat korjasid kaasa. Ei korja enam kaasa, sest ma lihtsalt olen see, ma olen valgus, ma olen neutraalsus, ma olen lihtsalt nagu puhas mull. Olen nii-öelda nagu tõstnud ennast 3D maailmast kõrgemale ja siis sa lihtsalt ei ühinegi sellega, sa ei märka seda, sa võib-olla tunned lõhna, aga sa ei reageeri oma meeltega sellele ja ei loo ühtegi emotsiooni, mis pärast hakkaks sinuga siis toimetama ja mida sa peaksid puhastama pärast. Kuidas ma olen saanud iseenda teadlikkusse rohkem ennast viia, ongi see, aga ma hakkasin mõtlema, et aga kui mina nii mõtlen, siis nii see on. Et ma olen see, kes ma olen. Võib-olla tõesti aitas mul omal ajal, kui lugeda sellist raamatut nagu Moosese kood, kus teisel poole raamatu pealt öeldi, et kui nüüd edasi lähed, siis enam tagasi teed ei ole, eks ju. Ma olen see, kes ma olen, on Moosese kood. Mina olen, ma tunnistan ennast, mina loojana, mina olevusena. See näeb seda, et ma loon tõesti iga oma sõna, mõtte ja teoga. Ja kui ma hakkan seda mõistma kogu selles sügavuses, siis ma saan aru, et see illusoorne maailm meie ümber on samasugune nagu, kui ütleme ette, nagu mingisugune arvuti
mäng, et sa võid seal muuta, sa võid seal tühistada, sa võid seal, või kuidas ma ütlen, hologrammiline maailm meie ümber, kus sa võid tõmmata endalegi midagi, valikuid teha, saata minema ja need asjad kõik hakkavad sinuga toimuma siis sinu elus. Sina teed valikuid. Ja mis sellele kõik kaasa aitab, ongi jälgida enda emotsioone, vabastada endast vanu, raskeid, valusaid emotsioone. Et kui sa siin vaatad ja kellelgi on vajadus, siis pane kas silmad kinni momendil kohe praegu ja kujusta ette, et sinu teadvus on sinu ajupoolkerade vahel käbinäärmes. Ja nüüd siit ajupoolkerade vahel liigu oma südamesse, oma südame pühasse ruumi. Nagu läbi membraani lähed südame ruumi ja vaata, mis seal toimub. Ja kui ma nüüd täna rääkisin valgusmustrist, mis on valgus ja armastus, eks ju, ükskõik mida sa seal südame pühas ruumis ei näe, see on sinu hingekoda, seal on sinu kõrgem mina. Ja selles südame pühas ruumis täida valguse armastusega südame püha ruum. Taotle valgust armastust, nagu valguse plahvatus. Valgust armastust kõrgemale minale, kes oled sina, ükskõik mida sa ei näinud. Sa võid näha seal väga erinevaid pilte ja valgust armastust kogu olukorrale südame pühas ruumis. Sinu südame püha ruum võib ümbritsetud olla mingite väravate, seinte, müüridega, mis tähendab kaitsevajadust. Seal võib olla seal kette ja seotust, aga sa võid ka olla harmooniliselt oma nii-öelda lootusõiel ja olla rahus tasakaalus. Kunagi pole halb valguse armastusega puhastada ja korrastada enda südame püha ruumi, kui sa tunned ennast halvasti, oled millelegi reageerinud. Ja kui sa näed seal sellist ebakõlalist pilti, mis ei ole kirgas valgus, sillerdus ja sa ei ole lootusõiel, ehk siis võib-olla oled hoopis mingis vabas langemises, mingis veekogus, mis on emotsioonides või mingit muud pilti näed. Seal ei olegi tähtsust, mida näed. Valguse armastusega südame püha ruumi täitmine, kõrgema mina täitmine ja kogu olukorra, mis sa näed seal, muudab neid mustreid või seda pilti, mis sa seal näed. Ja loob sinna harmoonilise olukorra ja korrastab ja tervendab sinu südame püha ruumi ja aitab sul olla rahus ja tasakaalus. Ja kui sa nüüd kaasa tegid, et valgust armastus südame püha ruumi sisse, valgust armastus kõrgemale minale, valgust armastus kogu olukorrale, võid ka teha valguse plahvatus südame püha ruumi sisse, valguse plahvatus kogu olukorrale, valguse plahvatus kõrgemale minale. Ja tunneta mitu korda seda pead tegema ja hakata ajuma neid muutusi, mis sinuga siis nagu toimub. Ja edasi saad sa juba tunnetades harmooniat liikuda oma südame membraanist välja nagu lifti ja sõita sellega üles või tõused sa niisama kõige algallikasse, kus on sinu algolemuse lootusõis. Ja taotleda, et seal lootusõial eemaldatakse kõik mustrid, mudelid, süsteemid, programmid, kõik vana, raske, negatiivne, kõik üles kerkinud emotsionaalsed energiad, kõik piirangud, kõik võõras eemaldatakse sellest. Ja jäta sinna puhastuma, korrastuma, kuni mingi aja pärast võid sa tagasi minna vaadata, kuidas on olukord sinu kõrgema minaga, sinu südame, sinu olemuse lootusõiel. Ja seal täitub sinu kõrgem mina sinu algolemuse energiatega, taastub sinu algolemus ja taastuvad sinu hingemustrid. Võid näha, kuidas sinu nii-öelda nagu südame tasandil läheb nagu neoonselt valge, hõbedase, sinaka neoonselt särama, sillerdama sinu
olemuse, kes sinna üles sõitis, südame tasand. Ja taastatakse sinu teadlikkus teadliku valgusolendina, kes sa tegelikult siia maa peale sündides oled. Ja siia maa peale tulles tegelikult me saame kaasa infopagasi, saame energiapagasi, saame kogu jõu ja väe, et siin maailmas toimida vaimolendina oma potentsiaalis, kogu selles, ütleme, võimetes, mis meil tegelikult enne siia maailma sündides oli. Aga need kõik tasapisi alates juba sünnihetkest peale energiate poolt, võib-olla vanemate poolt hakatakse neid nagu vormima, ehk siis looma, näed, seda ei tohi ja niimoodi ei tohi käituda ja seda teha ei tohi ja see pole ilus, eks ju. Ja järgmine on muidugi vastavad toimingud, mida lastele tehakse, mis ka tegelikult paneb need energiat kinni. Et juudi rahvusel on poistel see ümberlõikamine ja seda tehakse kindlasti vist, kui ma nüüd eksin, 7. elukuud ja see oli nagu selle mõttega, et neid energeetiliselt siis ära blokkida. Mehed on elujõu kandjad, nii-öelda nagu suure nii-öelda nagu selle elupotentsiaali kandjad, naised on eluandjad. Et naised võivad elu juurde anda, aga et meestel poleks sellist elujõu potentsiaali, et seista aga ühiskonna tasandil enda eest täies jõus ja väes. Et nad oleksid alluvad siis ühiskonna ja riigi nõuetele. Siis tehaksegi selline, et see valu ja ka Eesti riigis või mulle riikides on need süsti torkevalud, kus laps saab haiget ja juba nagu lõhutakse tema aura kaitseväli ära. Lastel on muidu aastani kaitseväli, mis ümbritseb kogu perekonna. Ja seda muidugi sel juhul, kui see pere on ise ka valgusteadlikud. Kui pereliikmed teevad kas või neid toiminguid, mis praegu tehakse meil siin vastava probleemi korral nüüd viimase 2 aasta jooksul, siis on kindel, et lapse väli ei suuda olla kogu pere ümber, vaid ta üritab ennast kaitsta, ehk siis mina näen seda, et lapse ümber on nagu hästi tihke valguse väli, mis on nagu kaitsev kapsel. Ja olen näinud ka lapsi, ka täna vaatasin ühte lapst, kellel on siis nii-öelda vastava toimingu läbinud inimeste poolt, nendega käivad kolendid kaasas, iminapad nagu välja külge pandud, aga see lapse väli praegu peab vastu. Eks ma jälgin, kuidas neid, kui palju vastu peab see. Et see on praegu tegelikult päris selline olukord, kus vanematel on väga suur tähtsus ja võimalus siis oma lapsi siis hoida teadlike valgusolenditena, kelle nad siia maailma siis sünnivad. Nii, et siis tähtis on tänapäeval siis teha otsuseid, teha, valikuid teha, olla teadlikkuses, tuleb hoolitseda enda energiavibratsioonide eest. Neid energiavibratsioone loovad siis meie suhtumised, meie valikud toitumisel, hingamise jälgimine. Et ikka jälle avastan oma klientide või ka kursusel olijate seas, et ei hingata kõhuga. Et mis siis toimub, kui sa kõhuga ei hinga, on see, et sa jätad alumise keha poole energiata ja kehas hakkab tekkima stress ja siis sa oled nagu jällegi pool ehk siis kaitsmata väljaga ja hakkad laskma jällegi välised mõjutajad enda välja sisse ja teiseks tekitab see hapniku puudus sinusse stressi, ehk siis igapäevaliselt on hea kas või õhtuline magaminekut 10 minutit teha täishingamist, et harjutada kõhuga hingamist.
mitte lihtsalt kopsude ehk rinnakuga. See on suhteliselt tähtis sportlastel, kes ahmivad hästi palju õhku sisse, nagu on ka kunagi Gunnar Aarma raamatust lugesin, et iga hingamine on nagu annab meile siis eluaja nagu pikkust, et me kasutame oma hingetõmmete arvu ära, kui me hästi kiiresti ahmime ennast. Samamoodi, kui me lähme endast välja, oleme närvis, me samamoodi ahmime palju õhku sisse endasse või teeme lihtsalt rohkem arvu hingetõmbeid ja me kaotame lihtsalt oma nii-öelda potentsiaalset eluaastate arvu. Et hingamise jälgimine. Mõtlemisest me oleme täna rääkinud, aga me räägime veel mõtlemisest, sest elades siin ja praegu hetkes elamises, toitumine jäi. Toitumisest siis on niimoodi, et tegelikult kui on süda avatud, kui siis sa suudad intuitiivselt valida, milliseid toiduaineid sa vajad. Muidugi ka, kui palju liikumist sa vajad, kui palju kuidasmoodi sa hingad, eks ju, ja kuidasmoodi mõtled, milliseid mõtteid mõtled. Ja aitab sul hetkes elada, ehk siis on mitmed meditatsioonid on mul, mis tõstavad vertikaalelu ajajoonele sind, aga juba südame puhastamine ja südamest siis nii-öelda nagu kõiksusesse nii-öelda nagu kanali või ühendus, kiire avamine tõstab sind vertikaalelu ajajoonele. Muidugi jah, kõik on see, et kui sa usud seda, eks ju, kui sa mõtled, et ei, minuga ikka see niimoodi ei ole, siis niimoodi see ei olegi. Ja kõigele sellele, et see kõik toimiks sinu elus, aitab kaasa ikkagi see, et sa jälgid oma mõtteid ja analüüsid neid, vabastad vanu mõtteid, puhastad alateadusest vanu mustreid ja puhastad, vabastad, annad ära oma südamest kõik valusad asjaolud, emotsioonid, kõik haiget saamised. Lased neil minna nagu hologrammidel. Teedki sellise harjutuse, et kujustad ette, et sa liigud oma teadusega enda südamesse ja puhastad sealt valguse ja armastusega ära kõik vana, raske, mittevajaliku haiget saamised ja lased neil nagu hologrammidel kõiksusesse triivida, kus nad siis lahustuvad positiivseks energiaks, puhtaks, valguseks, armastuseks. Tihtipeale toimivad need efektiivsemalt siis, kui sa tõstad enda sagedust, ehk siis tõstad ennast nagu kõrgemale, nagu pilve peale või enda algosemuse sagedusele, nagu me siin vahepeal tõstsime. Ja kui sa nüüd tõstsid ennast algolemuse sageduse tasandile, siis meil on aeg minna vaadata nüüd, milline on sinu kõrgema mina olemus ja seisund, kas ta on puhastunud. Ja oma teadusega liigud nüüd sinna kõige algallikasse, oma algolemuse lootusaiale, kus sa jätsid ennast sinna puhastuma. Ja niimoodi võibki toimetada, et lihtsalt ise võid muid asju teha vahepeal ja lähed tagasi ja vaatad enda algolemuse olemust seal, kas ta nüüd hiilgab, särab, kas hingemustrid on avatud, ehk siis neoonselt sillerdav, hõbedas, sinakas, valgus nii keha ees kui tagant, niimoodi horisontaalis, kiirgab üles alla, kas su algolemus on taastatud, milline sa välja näed, kas sa oled selline kaunis valgusolend või oled sa siis mingisugune muu kuju, sa võid näha ennast ka miks mitte budana või tähe valgusena või tähe inimesena või ühel inimesel nägin hiljaaegu jälle, et tal oli siin otsa ees nagu kuldne täht siras ja ise oli ta sinne pikk, salev, neoonselt läbipaistev või nagu mul võib-olla selja taga siin aken paistab selline neoonne valgus.
et kaunis olend, võimsalt kiirgav ja tunnetad siis seda emotsiooni või seda olemust, milline on sulle nagu põhiliseks tulnud, et kas sa oled armastuse teadlikkuses või sa oled siis iseenda valgusteadlikkuses või oled sa rahu tasakaalu teadlikkuses. Tajud selle, tunnetad ära, näed endast pildi ja tunnetad, kas sa võid nüüd alla tulla ja lõtad liftiga nagu alla oma südamesse tagasi ja aktiveerid nüüd oma südameruumi, oma algse olemuse oma südames. Ja võid näha, kuidas sa lähed sillerdama, särama ja ma tajun, kui kerge ja hea ja kui nüüd nii-öelda vabanenud tunne nüüd on sees. Sa puhastad, tervendad oma kõrgemat mina. Ja sina oma nii-öelda nagu sünnid või materialiseerud siia maailma läbi sündimise vaimolendina, kes tegelikult ei oma mingisuguseid emotsioone. Sa oled teadlikkuses. Lihtsalt sinu egoteadvus reageerib kõigele sellele, mis maailmas ümberringi toimub ja loob endale sellised tõekspidamised ja mustrid ja arvamused, mida ta hakkab võtma siis tõeselt iseenda nagu tõeks. Ja tegelikult on need kõik välisest omastatud nagu teadmised. Et niimoodi igapäevaselt südamega toimides hakkad sa rohkem oma egoteadvuse üle nagu valitsema ja lase egoteadvusele endale need sellised mustrid mudeleid nagu ette nagu anda käitumiseks, vaid hakkad jälgima, hakkad rohkem analüüsima, hakkad rohkem olema teadlikkuses ja ei reageeri kohe. Kui mina laps olin, siis mulle öeldi, et enne kui sa reageerid, loe 10. Ja tänapäeva võiksid inimesed sama metoodikat, enne kui sa millelegi reageerid, mõttes loe 10 ja vaatad, kas sa siis üldse tahad reageerida. Ja olen iseenda elus ka kasutanud sellist asja, et ma kirjutan kõik emotsioonid välja, kõik asjaolud, mis mul häirivad on, kõik, mis on rasked ja kõik, mis mind panevad seest, ütleme, marutama või rahulolematusesse. Ja siis, kui jõuad inimeseni, et temaga rääkida, siis tunned, aga mul ei olegi midagi rääkida, sest ma kirjutasin välja, ma annan selle ära. Minust on siin ka, kes ütlevad, et on sellised meetodid, et väljakarjumine ja väljarääkimine ja välja nagu boksikoti tagumine ja need on kõik tegelikult vabastamised, et mida igas kasuta, kui see sind aitab, siis ongi õige. Ja seda saad kasutada selle vana taaga vabastamiseks enda seest, sest selleks, et praegu uutes energiates edasi liikuda ja energiat meie ümber kogu aeg hõrenevad, sageduse tasandid muutuvad ja tõusevad, selle jaoks on vaja anda kõik vana ära, kõik, mis enam sind siin elus ei teeni. Lased selle vabaks, annad ära, saadad minema. Ja võidki kujustada ette siis niimoodi, et kõik saadad minema nagu hologrammid ja samamoodi sellest nii-öelda enda ümber hologrammilisest maailmast võid võtta just sellised kogemused ja sellised asjaolud, mida sa enda ellu tahaksid. Ehk siis sina valid, sina otsustad. Sina valid ja otsustad, kuidas sa reageerid ja mida sa endasse lood ja sellega siis lood selle teadlikkuse, milles sa elad ja see teadlikkus loob selle reaalsuse, mis sinu ümber toimub, sest mis su ümber toimub ja mis su sees on, see tõmbab selliseid asjaolusid sinu poole. Ehk me võime kujutada ette seda ka nagu teadlikult enda tõstmist nagu suurde pilti kõrgemale sagedusele, esimeselt korruselt 9. korrusele ja sa näed nii-öelda suurt pilti kõigest ja kõigest ja sa saad jälgida, sa saad vaadata, mis toimub ja kuidas on sinu elus. Ja sellega sa hakkad looma kõik enda ellu, heaolu, inimesi, sellised, kes sulle meeldivad, tegevusi, selliseid hobisid, töökohta, küllust, suhteid, enda välimust ja tervist. Ärme unustame enda tervist ära, sest kui me seest
nii-öelda nagu ussitame, siis ei saa ka tervist olla füüsilises plaanis, sest kõik baseerub energial. Energiat koos need emotsioonidest ehk siis moodustuvad. Ja kui neid emotsioone on väga palju, siis energia hulk suureneb ja nad hakkavad struktureeruma ja struktureerunud energia hulgast juba toimubki materialiseerumine. Nii. Kahjuks ma ei näe, kas keegi midagi kirjutab või küsib. Praegu ma kahjuks siin kuskilt poolt millegi pärast ei näe ja ei kuule kedagi. Ma loodan, et mind kuuldakse. Eelmine kord ma olin näost valge, ma loodan, et ma seekord olen normaalsem, kuigi ma näen, et see mingi aknavalgus on mul siin seina külje peal. Aga on nii nagu on. Et olen palju teinud meditatsioone ja seal on harjutused, lühemad meditatsioonid korrastamiseks ja järgmise, mis ma lühematest meditatsioonidest teen, ongi kolba taga asuva alateadvuse puhastamine nendest mustritest ja mudelitest, mida me oleme ise loonud või ühiskonnast või ühisväljast võtnud ja siis nende järgi siis käitume, ehk siis meie mõistus ehk egoteadus annab meile nad siis käitumismallidena. Ja kui meil pole piisavalt ühendust oma kõrgema minaga enda südame tasandil, ehk siis me ei käitu, ei reageeri, ei toimi elus või et ela elu enda nii-öelda nagu südame teadlikkuse järgi, siis me võtamegi neid mustreid, me laseme nendel mustritel endale nagu peale lükkuda ja siis me käitumegi nende järgi ja loomegi nii-öelda nagu kogu aeg horisontaalis selliseid kannatusi ja mittemeeldivaid olukordi ja sündmusi. Aga sinul on võimalik otsustada, et sa enam ei allu sellele ja tõsta ennast mina looja sageduse tasandile ja olla seal püsivalt. Olla siis mitte nähtav kõigele madalale ja hakata nägema suurt pilti ja elama igal päeval, igal hetkel, hetke teadlikkuses. Vertikaalelu ajajoonel elad sa iga hetkel hetkes, ehk siis hetkega lood. Sa ei korda enam esivanemate asjaolusid, enda elus kogetud, loodud asjaolusid, vaid lood ise iga päev, igal hetkel. Nagu ma enne ütlesin, hommikul ärkad ja kinnitad, et minu päev on täna edukas, tore, mõnus, rahulolus, õnnistatud. Õnnistad kõiki oma tegevusi, oma käike, kogu päeva, enda tervist. Ja õhtul magama minnes tänad, vabastad ennast kõigest päeva jooksul kogunenust. Kui tahad, võid kasutada valguse prügikasti, sinna kõik ära visata niimoodi ja valgusega ära põletada nii-öelda kõik, mis sa prügikasti viskasid. Ja luua endale nii-öelda nagu nähtamatus, läbipaistus, et sa ei ole öösel une ajal kättesaadav. Sa oled nagu olematu nende jaoks. Kes sinu energiaid võib-olla tahavad varastada, röövida või võtta. Ja tänad kogu päeva eest, isegi kui seal oli mingid ebameeldivaid asjaolusid või ebameeldivaid inimesi või olukordi, sest millegi pärast oli neid sul vaja ja võib-olla analüüsid korraks seda, et aga mis energiat, mis emotsioonid põhjustasid selle, et minu ellu siis asjad tulid. Võib-olla need tulid sinu ellu ainult selle jaoks, et vaadata, kas sa lähed liimile, kas sa reageerid. Võib-olla sinus ei olegi enam mingid madalaid energiaid, vaid lihtsalt vaadatakse, kas on võimalik sinuga manipuleerida, kas on võimalik hakata sult energiat võtma, röövima. Nii et igal hetkel hetketeadlikkuse elamine annabki selle, et sa suudad reageerida, suudad aru saada, mis tegelikult toimub. Ja eksimine on inimlik, aga läbi nende eksimiste me kogemegi, et kuidas tegelikult siis nagu olla ja käituda ja mis on nagu meile siis hea. Ehk siis pole õiget ja valet asja, vaid on just meile heaolu andvad asjad, asjaolud, inimesed,
tegevused, toidud, liikumised, mõtlemised. Kui sinu elus on mingid asjad, mis on nagu kinni kiilunud või stopi peal, ütleme, siis tulebki küsida, aga mis energiat selle taga on? Mis emotsioonid sinu sees selle olukorraga seoses on? Sest kõige võti on alati emotsioonid. Mitte midagi ei toimu inimese elus, mida tal pole vaja kogeda. Mille läbi pole tal midagi endas kas arendada või kas või see, nagu ma enne ütlesin, lihtsalt teadvustada, et mitte minna liimile kaasa, nagu kaasa minna sellega. Õppida jääma neutraalseks ja mitte anda hinnanguid. Sest iga reageering loob meile uue nii-öelda kogemise võimaluse ja siis me oleme jälle rahulolematud. Et miks meie elus niimoodi toimub või miks see asi niimoodi on või miks ma pean kannatama. Tegelikult ei pea kannatama, kui sa niimoodi otsustad. Otsustad, et sinu elus on püsivalt kõik hästi. Ma olen püsivalt terve olemises. Mul on piisavalt kõik, et kõik endale lubada. Ma olen õnnes, rõõmus, rahus, tasakaalus. Igapäevaliselt, igahetkeliselt. Ja praegu palju toimubki, eriti detsembri keskelt, kus hakati ühte 3. toimingut tegema, tugevad manipulatsioonid inimeste energiate alla nagu tõmbamiseks. Ja ka valgustöötajate, kes teadlikult valgusega töötavad, nagu allatoomiseks nende võimete tasandist. Ehk siis väga tuleb olla teadlik, mis su ümber toimub, mida sa teed ja mille jaoks miski on. Sest olles looja olevused, oled sa juba sünnist terviklik ja täiuslik ja väärid ja oled väärtuslik ja väärid ainult heaolu ja kulgemist, õnnestumistes ja edus. See, kui meile tehakse, seletatakse igapäevaliselt, et sa pead näitama enda nii-öelda nagu neid võimeid või siis ennast ära nagu õigustama või muidu sa pole piisav, eks ju. Need on kõik manipulatsioonid, et inimene tunneks mingisugust emotsioone. Ja läbi nende emotsioonide toituvad vastavad energiaolendid ja võib-olla mõned inimesed ka, sest nagu ma ütlesin, et paljud inimesed on, kes peavad kohe olema kuskil näiteks kaubanduskeskuses või mujal, ütleme, mingisugust lööklubides vanasti olid. Mina olen eluaeg taastanud ennast looduses, vaikuses, roheluses ja looduse ilu ja linnulaulud ja ritsikate siristamine ja see päike ja roheline ja loomad ja see on kõik fantastiline, eks ju. Ma ei vahetaks iialgi seda mingisuguse kaubanduskeskuse või mingisuguse mis iganes rahva hulgas olemise vastu. Tuleb valida asjaolud, mis toidavad su hinge ja tegevused ja hobid. Ja küsimus ongi see, et kui sa tunned, et sa taastud kaubanduskeskuses inimeste hulgas kõndimisega, siis on selge see, et sa oled selline alateaduslik energiakoguja suurtes inimhulkadest, eks ju. Tegelikult inimene baseerub enda algsel valgusel ja tal ei ole vaja kuskilt mujalt energiat ammutada, elujõudu ammutada, kui iseenda selle valgusühenduse algallikaga taastamise läbi ja sealt siis energia, siis vajaliku energia, valgusenergia siis
saamiseks, mis annab sulle seda elujõu energiat, et minul on tulnud viimasel ajal siis sellised asjad nagu seansside ajal aktiveeritakse, siis taastatakse, puhastatakse, aktiveeritakse, luuakse inimesesse uus nii-öelda nagu elujõu sisemine nagu elujõu reservaar. See on nagu selline üsast siis kurguni nagu selline ovaal, kus on inimese elu ja energia. Ja viimasel on hakati siis mitte ainult seda isegi puhastama, taastama, mõnel on see üldse katkine, lõhutud, vaid luuakse uue aja sageduse membraan, mis on siis tugev ja sillerdusega väljapoole, et isegi kui mõni saab siin iminapa külge ajada, mis on ka nagu vähene, aga muidugi seda saab ainult läbi selle, kui sa pole teadlikkuses ja lähed mingi emotsiooniga kaasa, ehk siis lased oma auraväljal augud sisse ja sinusse saadakse lükkida. Aga see sisemise membraani taastumine ja elujõuga täitumisel aktiveerub inimese, mitte et ta ei oleks siis nagu loomu poolest ühenduses algallikaga, vaid aktiveerub ja võigemini ergastub inimese ühendus selle algallikaga. Ja ta hakkab seda puhast allika valgust, nii-öelda nagu puhast valguse nektarit endas igapäevaliselt võtma, see taastatakse ja tema teadlikkus, valgusteadlikkus, tema energiat, tema igal tasandil, millest ma täna siin rääkinud olen, energeetiliselt hakkavad kõik muutused toimuma. Ehk siis, kui inimese teadvus ja teadlikkus muutub, siis ta juba iseenesest tõuseb kõrgemale sagedusele ja ta hakkab vastu võtma kõrgema sageduse energiat, mis hakkavad teda tervendama ja muutma tema arusaamist maailmast, elust, iseendast ja ta hakkab vastu võtma selliseid tervendavad energiat, mis hakkab tema elus muutusi tooma. Nii tervise tasandil, kui tööasjade suhte tasandil, kui ka muudel tasanditel. Hakkab oskama, suutma, enda emotsioone vabastama, olema teadlikkuses iga hetkel. Ehk siis see on see, mille poole me praegu püüdleme väljuda täielikult 3D maailmast, olla mitte ainult 4D, vaid 5D ja ma arvan, et praegu on juba inimesed paljud on ja liiguvad 7D tasandile, kust on võimalik siis hakata liikuma juba sellisesse valgusteadlikkusse, mida on tuleviku inimesel vaja. Kahjuks jah, paljud jäävad siia maailma, mida ma 2 aastat tagasi, kui see nii-öelda pandeemia siia Eestisse ka jõudis, seal märtsis tegin ma oranživalguse meditatsioone, mis on mul koduleheküljel on ka blogis, kui alla kerida, kus ma siis seletan, ma ei seleta, vaid kus mulle näidati 3 sellises meditatsioonis, mis hakkab maailmas toimuma. Et korra lugesin ka ise nii läbi, imestasin, et vau, et mis informatsiooni seal anti. Aga sel ajal kõik need, mis mul on informatsioonid antud, mis hakkas toimuma ja mis on toimunud 2 aasta jooksul, anti mulle täiesti vastavat informatsiooni ka siis, mis siis toimub ja kuidas need asjad siis hakkavad inimesi mõjutama. Ja sinul on võimalus otsustada, et kas sa lähed nende mõjutustega kaasa või ei lähe. Sest sa lood ikkagi enda elu ise. Alati on lahendused. Et kui mulle siin keegi inimene ütles, aga ma oleksin jäänud töökohata ja siis ma poleks saanud kodus seda ehitada ja seda remontida, eks ju. Aga nüüd on ta nii kaugel, et ta lihtsalt on haige ja võib-olla mõned asjad on remontitud, eks ju. Aga tal pole tervist. Et mida sa nüüd siis naudid, seda haiget olemist või neid remontitud ja uuendatud asju. Et kunagi oli üks selline poole anekdoodina jutt, et meesterahvas eluaeg rügas, kogus raha, et kui on vana, siis tal on palju raha ja laseb ennast siis ravida arstidel. Aga kui oli vana, siis oli tal mingid vähkkasvajad asjad ja käis mitmes erinevas riigis. See oli võib-olla tõesti jutt, et ka Soomes ja siis arstid ütlesid, et meil pole su rahaga mitte midagi teha. Me ei saa selle eest sulle seda tervist anda. Või teine asi, mõned on läinud kaasa mõjutustega selle nimel, et lihtsalt mitte kodus tööd teha, vaid olla teiste hulgas seltskonnas töökohas. Ja jällegi tervised on käest läinud.
ja tunnevad ennast halvasti ja ravivad, eks ju, et küsimus ongi see, et kõik asjad on ju mööduvad, ükski asi pole lõplik, eks ju. Jällegi sinu otsustada valik on, eks ju. Kas sa nüüd oled aastakene 2, võib-olla isegi vähem kodus arvutidel töötamas, aga sa säilitad oma tervise või lähed nende manipulatsioonidega kaasa ja need on manipulatsioonid. See on nagu omaette teema, millest ma nagu praegu siin ei tahagi niimoodi rääkida, sest igal ühel on õigus omale arvamusele, ma baseerun ainult sellele, mida mul on näidatud energiamaailmas ja see ei ole sugugi hea ega ilus, mida mul energiamaailmas juba 2 aastat tagasi näidati ja mis on osutunud nagu õigeks, aga tavaline inimene ei näe energiamaailma, ta elab materiaalses maailmas, näeb asju üks ühele ja see süveneb veelgi üks ühele nägemine. Ei näe energiaid, ei näe asjadel energiaid, ehk siis on auto ja on raha, mis ostab auto ja nii edasi, eks ju, et ei ole energiat, mis toob sulle selle raha, millest autot osta. Nii, et ja sellised näited võib tuua paljugi, kas või see, et ja mis ma ütlen, et lahendused on alati olemas, et alati võimalik on valida, aga minult on kliendid, kes ütlevad, et aga mul on hästi, et ma ei ole pidanud mingisuguseid toimingut tegema, kuna mul on võimalik kodus arvutidel töötada. Või ta on valinud teise töökoha, kus on võimalik seda teha. Ja järgmine asi on üldse see, et miks inimesed lähevad selle kõigega sundusega kaasa. Et miks ollakse nii hirmu ja manipulatsioonide nagu aldid. Ehk siis ongi tegelikult kõik see materiaalne maailm. Ehk siis see on teadlikkus. Teadlik inimene ei lase endaga midagi teha, vaid otsib lahendusi, otsib muid asju. Ja eksimine, nagu ma ütlesin, on inimlik, aga valgustöötajatel hakkavad eksimused väga kallilt nagu maksa minema ja nendel ei ole eksimused nii inimlikud enam. Sellepärast, et neid kasutatakse kohe ära ja nad on väga tundlikud. Ma olen mitmel valgustöötajal aitanud nagu endast tasakaalu tagasi saada just läbi selle, et kuna süda on avatud, ilma läbi avatud südameta ei saa mitte keegi energiaid nagu jagada ega olla see iseenda teadlikkuses ja töötada teistega ja neid tervendada, neile anda energiat, olla endast kanal, millest läbi voolab energia. Siis see mõjutamine ongi läbi südame, et ka inimene, kes pöördus, ütles, et tal on nagu südamelihas põletik oleks, nädal aega vaevles. Korrastasin ära, kõik on korras, eks ju. Ja muidugi sain ka ise selle kogemuse, ehk siis kellel on huvi, saan nendest asjadest rääkida, kuidas moodi seda tehakse, et see on väga lihtne. Nagu kunagi ma kuulasin 2 aastat tagasi Tarmo Urbi vestlust kellegagi, ehk siis keegi vestles Tarmo Urbiga, siis ta ütles väga lihtsalt, et tema delitib, kustutab. Ja siis ma mõtlesin, aga ma ka ju deliidin, eks ju. Aga kuidas ma siis deliidin, eks ju? Teadlikult, mitte teadlikult. Mis see siis nagu minu töös tähendab, eks ju? Kustutamine, tühistamine, puhastamine, ärasaatmine, vabastamine, asendamine millegi muuga. Kõik on võimalik tegelikult. Kõik on võimalik, aga selliseid valgustöötajaid jälgitakse eriti. Sellepärast, et ei taheta, et inimesed oleksid rahus, tasakaalus, õnnes, rõõmus, heaolus ja külluses ja neutraalsuses, vaid ikkagi kogeksid mingeid emotsioone, sest mingid energiad, olevused toituvad nendest energiatest. Sellest on ka Trumvalo Melkesidek raamatus Eluli leidne saladus kirjutatud nendest olenditest, kes tahab võib huvi tunda, uurida. Olendid, kes oma planeedi lasid hukka minna ja
läbi mingi portaali juhtusid, läbi maaportaali tahtsid minna enda minevikku, et enda planeedi minevikus teha muudatusi, et nende planeet ei hukkuks ära. Aga nad jäid siia maakera nii-öelda nagu midagi läks valesti ja nad jäid siia maakerale kinni, aga nemad toituvad energiatest, eks ju. Ja selle jaoks on inimestel kogu aeg vaja tootagi neid madalaid energiat, sest nendest madalatest hirmuenergiatest nad toituvadki. Ja neid on vaja kogu aeg juurde toota, aga kui inimesed lähevad enda teadlikkusega valgusteadlikkusse, siis hakkavad nad olema õnnes, rõõmus, rahus, tasakaalus ja nad ei loo enam neid madalaid hirmu ja süütunde ja kadeduse ja kibestumise ja nii edasi emotsioone, viha emotsioone. Ja selle jaoks toimubki see praegu, mis meie maailmas toimub, see on üks põhjustest. Nii, kahjuks mul ei olnud ühtki küsimust veel, et inimestel on siin olnud väga erinevaid, mida siis on see, et ohvrimentaliteedid ja kui meie emotsioonidega oma aura välja teeme augud, siis on võimalik ka nii-öelda sõltuvuse nii-öelda parasiitidel meisse pugeda, ehk siis hakkavad narkojoobesõltuvusi tekitama, et sa kogu aeg vajad mingisugused ained, mis siin emotsioone siis alla suruvad ja ära lahustavad ja teevad meie hingele siis nagu sellist heaolu tunnet, eks ju. Ja me ei ole kunagi ohvrid. Tegelikult tuleks olla tänulik. Väga palju on raamatuid kirjutanud Maiakatte välja taga ja ka Greetro siin ja üksinda Maiakatte välja taga just nendest samadest asjadest, et kõik meie ellu, mis tuleb, oleme me ise selle kutsunud. Me tuleme siia maailma kogema mingeid asju ja kui meie elus on, minu elus on ka igasugust asja olnud, ma olen tänulik selle eest, sest ilma selleta poleks seda tänast mina, kes ma praegu olen. Ju ma pidin selle nii-öelda nagu kogemusliku kulgemise läbi käima, et saada sellisesse teadlikkusse, mis ma praegu olen. Ja tulebki tänada nagu ka kadunud Luule Viilma ütles, et iga sõrme lõikaminegi või lööd sinikara on sul mingisuguse vale mõtte tagajärg. Me loome iga oma mõttega. Ja kinnitades, et ma vaenekene olen, kannatada saanud palju, loome me seda juurde, sest kõik kuuleb ainult seda, mida me küsime. Tuleb luua enda ellu tänulikkuse, positiivsuse ja teadmisega, et see asi on sul olemas. Ja et see, mis oli, see on möödas, mitte kanda seda kaasas. Samamoodi mulle meeldib unenägudest rääkida, et mitte rääkida neid unenägude nägemisest rääkida, et mitte rääkida neid 10 inimesele, sest siis me kinnitame uuesti need mudelid, mustrid, mis tegelikult unenägudes meile näidatakse astraalis, mis meist lahkuvad, me kinnitame need uuesti enda ellu. Ja muudkui loome seda, eks ju. Mul oli ka kogemus, kus on selline Valguse saarest Riina Gretel Kaljusmaal tõlgitud raamat Teelos, kus soovitati ööseks paluda, et viiakse sind Teelosesse Hasta mäele puhastuma ja mis õudus unenägud mul siis olid, eks ju. Algul ma sain aru, mis toimub ja siis ma mõtlesin, okei, ma tean ju reikist juba, et need on mustrid mudelid, mis lahustuvad, väljuvad ja mul tuleb neil lihtsalt minna lasta. Jah, on ka ennustuslikud unenäod, aga neile tuleb väikselt vahet teha. Et kindlasti on igal ühel omad kogemused sellega, et kui ta näeb näiteks oma esivanemaid või siis näeb mingid muid asju, mis need siis nagu tähendavad. Nii, ja kell on juba päris palju, et mulle, nagu ma ütlesin, mulle loodud meditatsioonid, mida te võite, mis on aegumatud praegusel ajal, vähemalt mitmed aastad kindlasti veel, ja mida te siis võite koduleheküljelt vaadata, kas siis nimekirjade järgi ja tunnetuse järgi endale tellida või küsida minu käest siis nagu
et millist emotsiooni, millist meditatsiooni mingisuguse olukorra või emotsiooni puhul nagu endale siis nagu tellida, sest nad tõesti vabastavad, puhastavad ja see viimane meditatsioon, mis me tegime, oli tõesti ka võimsalt muutev, vabastav, puhastav. Mitmed tagasisidet, mis ma olen saanud inimestelt ja ka enda kogemus annab seda nagu tagasisidet mulle, et nad on tõesti võimsad. Muidugi kõik inimesed pole nende jaoks valmis, aga tasapisi rohkem ja rohkem inimesi nagu hakkavad toetuma iseenda valgusteadlikkusele ja nendel valguspuhastustele, mitte ei oota, et keegi või miski või mingisugused olendid siin puhastavad või mingid muud mantrad või mingid asjad aitavad, vaid tead, et tegelikult lood sa iseenda elu ja sa baseerud iseenda teadlikkusele ja iseenda jõule ja väele ja sul on võimalik ka nende meditatsioonidega saada iseenda teadlikuks, oma jõust ja väest, ennast puhastada ja aktiveerida enda energiat ja taastada enda algolemuse tasand. Lubasin ka kaartitest rääkida. Nüüd ma ei tea, kas keegi midagi küsiks mu käest, aga need teemad on, siin on veel kodupuhastus ja iseenda kaitse ja kui külalised tulevad ja mida teha, aga mul on tunne, et praegu läheb väga pikaks ja juba on üle tunni aja olen ma siin rääkinud. Kursustel ma räägin 5, 6, 7 tundi ja ka seanssidel tegelikult me räägime, mida on enne, räägime, mis tuleb nagu kanadusena info ja peale seanssi, mis on nagu nähtud seansi ajal ja millised puhastused ja korrastused ja muutused nagu on toimunud ja kõige võimsam kaitse on ikkagi enda valguse väli, mis ümber on, mille nimel tuleb siis nagu töötada ja mida tuleb siis taastada ja hoida selle puhta valguse väljana. Ja kuidas moodi siis hoida ja võib-olla räägin siis teinekord või siis on võimalik tulla valgustervenduse kursusele või Reiki esimese ja teise astme kursusele, Reiki esimese astme Reiki valgusteadlikkuse või Reiki esimese astme kursusele. Ja iga pisiasigi aitab, meditatsioonide ja harjutuste kuulamine, mis aitavad sinu iseenda teadlikkust taastada ja hoida ja teada saada, mis tegelikult toimub energiates. Kuidas moodi reageerida ja kuidas moodi ennast puhastada. Ja kõige lihtsam kodupuhastus on see, et sa enne külaliste tulekut paned ukse ette siis nagu valguse väravad, vihma, valguse väravad ja valguse mulli ukse auku, et igaüks, kes sinu uksest sisse tuleb, läheb oma mulli sisse ja on kogu see aeg, kui ta sinu pool on selles mullis ja läheb selle mulliga ka välja. Juba vihm puhastab teda, valguse väravad, need on nagu autopesula vahused, mis need on, need harjased, mis tiirlevad niimoodi ja mullises on ta siis enda energiates, läheb sellega minema. Seda on mitmed nägijad, tegijad annab mulle väga kinnitus, et see toimib ja see tõesti töötab väga hästi. Ja siis ei olegi pärast vaja niivõrd palju puhastada oma kodu. Ja muidugi mõte, kui selline on võimas kaitse, siis on sul alati võimalik mõelda, et sinu koju tulevadki sinule toredad, head soovivad ja meeldivad inimesed. Aga sel juhul võib-olla jääd sa paljudest oma lähedastest, sõpradest või tuttavatest ilma. Nii et sinul on valik alati, mida sa nagu otsustad, eks ju. Iseennast saad samamoodi kaista, mõeldes enda ümber siis sellise valguse mulli, mis tiirleb, pöörleb ja millel on võib-olla peegeldus ja sädevus peal ja tiirleb, pöörleb, annab selle, et ei saaks lonte külge ajada. Võib panna ennast siis sellise valguse silindri sisse, mis on ülevalt alt lahti, aga peegeldus on väljapoole ja või teha ennast siis nähtamatuks ja olla teadlikkuses. Ma tunnen, et juba hakkavad nagu need energiat sellised ütlemad lõpeta ära.
vaatan siin väikselt boksilt, kas siin on veel midagi, me ei jõua paljudest asjast rääkida. Ma arvan, et ma võtan nüüd ühed kaardid ja seletan need kaarte lahti. Valgusteadlikkus, inspiratsioonikaardid, jah, võib-olla oleks võinud teistsugune nimetus olla, sest inimesed pole valmis valgusteadlikkuseks, kõik inimesed pole valmis ja mõtlevad, et ma pean mingi vaimne olema, ei pea vaimne olema. Tavaline inimene võid olla. Järgmised kaardid, mis mul tulevad, on reiki kaardid, mis on ühel pool on pilt sümbolist ja teisel pool on kanaldus. Mitte sümboli tähendusega omadused, ehk siis need, mis on sümbolites, vaid see on selline valik sellepärast, et paljud minu reikiõpilased ise kas ei taha, oska või suuda joonistada, et oleksid sellised ilusad kaardid, mida sa saad kogu aeg endal taskus kaasas kanda. Ja samas, kui sa pole reikiga üldse kokku puutnud ja ei huvitugi reikist, siis on sul alati võimalik kasutada neid kaarte lihtsalt nagu ilusate piltide ja kanaldustega, ehk siis päevasõnumi või hetkesõnumitena, mida sul on olukorras vaja teha. Et kui valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardid on kõik üdini positiivsed, heaolu ja sellist valgust armastust sinusse loovad ja sinu valgusteadlikkust ja valgusteadlikkuse energiaid nagu energiatesse tõstvad kaardid. Juba selle kaardipaki kättevõtmisel võid tunda vibratsioone, kuidas sul hakkavad energiat liikuma ja millist energiat nad sisaldavad. Siis igapäevaliselt neid kaarte võttes võtad kas ühe kaardi või 3. Minule meeldib võtta 3 kaarti. Esimene kaart ütleb sulle siis sellises sõnumi, mis on sul vaja nagu hetkel enda elus nagu fookuses hoida. Teine kaart toetab seda ja 3. ütleb sulle, mille läbi sa siis saad seda nagu enda ellu luua ja hoida enda elus seda. Ja kui ma võtan lihtsalt üldiselt, siis kuna kellegi ei ole tulnud mingisugust, vähemalt ma ei näe mingisugust sellist nagu sõnumit, et millegipärast on mul siin vaikus. Ma lihtsalt võtan seda teile, kes te kuulate siin. Üldiselt võib-olla siis sellised kaardid. Ma ei olegi täna päevakaarte võtnud ja ma ei võta endale, vaid üldiselt enda kuulajatele tavaliselt juhtuvad kuulama ikkagi sellised inimesed, kes resoneeruvad minu energiatega. Ja esimene kaart on tänulikkus on magnet, väärtustan elu igat tahku, kogemused peegeldavad minu südame mõtteid. No, see tuleb juba selle moodi, millest me täna siin rääkinud oleme, eks ju. Nii. Lasen armastusega seda kaarti, seda sõnumit toetab järgmine asi, et lasen armastusega minna kõigel valel ja raskel, andestan endal oma valiku kogeda valu. Ja 3. kaart on siis elan igal hetkel hetketeadlikkuses, otsustades olla püsivalt terve ja heaolus. Elu on imeline. Nii et selleks, et elada hästi, peaksid sa siis teadvustama, et tänulikkus on magnet ja et sa väärtustad elu igat tahku ja kogemused peegeldavad sinu südame mõtteid, ehk siis see, mida sa sisaldad, seda kiirgad välja ja seda tõmbad maailmast enda poole. Ja see kujundab sinu elu ja sinu reaalsust. Ja seda aitab hoida siis see, et lased armastusega minna kõigel valel ja raskel, andestad endal oma valiku kogeda valu. Tegelikult on need tänased teemad, eks ju, annad kõik vabaks, lased nagu hologrammidel minna ja ei mõista ennast hukka, et sa niimoodi käitusid, reageerisid või oled mingisugust energiat kogenud, vaid oled see, kes sa oled. Armastad ennast, hoiad ennast, lubad endale heaolu andvaid asju, sest tegelikult maailm armastab sind. Sul tuleb sellega ainult ühendust luua. Ja kõike seda aitab siis selline teadvustamine ja kinnitamine. Elan igal hetkel hetketeadlikkuses, otsustades olla püsivalt terve ja heaolus. Elu on imeline. Superimelised kaardid ja superimeline sõnum sulle. Ja tänaseks soovin ma siis
valgust, armastust sulle, õnnistust sulle, ole kulgemises, ole heaolus, luba endale, mida sul on vaja, et olla heaolus ja külluses, ehk siis luba endal olla armastatud ja armasta iseennast. Luba endal vahepeal ka eksida, aga läbi nende eksimuste leia iseennast uuesti üles ja anna kõik ära vabaks ja tõsta ennast 9. korrusele või kõrgemale veel ja näe suurt pilti, ära ühine illusoorse maailmaga, vaid hakka ise looma. Anna südamest vabaks kõik see raske, valus ja mittevajalik. Ja see aitab sul hakata nägema suurt pilti, hakata mitte alluma mõistuse egoteaduse poolt loodud vanadele mustritele, pigem need isegi vabastades ja ära andes ja hakata looma läbi südame. Looma just sellist elu, mida sina tahad, sest sa oled seda väärt. Ja ma arvan, sa saad hakkama. Ja kui mingid küsimusi on, siis alati võib mulle minuga ühendust võtta, koduleheküljelt meditatsioone kuulata, tellida pikemaid meditatsioone, nõu küsida, nii kuidas oskan. Tänane teema oli siis selline, mis aitab sul edasi minna. Südames olemine, iseenda ülesleidmine, iseenda valgusteadlikkuses olemine igahetkeliselt, et sa saaksid luua, otsustada, teha valikuid, eks sa oleksid teadlikkuses igal hetkel ja elaksid läbi oma südame, avatud südame ja teadlikkuses olla ka sellest, et kui sa midagi läbi oma südame elades ka tunnetad, tajud, mis siis nagu teha, kuidas moodi siis neutraliseerida mingeid manipulatsioone. Aga okei, ma nüüd lõpetan, sest muidu ma räägin veel pikemalt. Kui teil on mingisuguseid küsimusi või tahate mingil teemal, ütleme neid selliseid vastuseid saada, siis võite mulle kirjutada ja järgmise laivi juba koostaksin siis sellistel teemadel, arutaksin mõnda teemat juurde. Et ma olen väga tänulik, tänan teid, ma armastan teid ja ma õnnistan teid. Ja järgmiste kohtumisteni. Valgust, armastust sulle. Nii. Ja näeme, kirjutame, suhtleme.